On üks Argentiina kirjanik ja uurija, Ruben Guillami. Ta uuris teise maailmasõja aegseid juhte, Churchillit, Stalinit, Hitlerit, Roosevelti, Jaapani keisrit Hirohitot ja Charles de Gaulle'i. Mis määras selle, kas neist said positiivsed juhid või mitte? Ja mis te arvate? Mis? Isa roll. See, kas isa oli range või mitte, kas isa oli olemas või teda polnud, see mängis peamist rolli. Ta ütleb, et vaatas läbi kõik need juhid. Winston Churchill. Tema isa oli Lord Randolph Henry Spencer Churchill, 7. Marlborough hertsogi 3. poeg ja nii edasi. Kuigi ta tegeles oma pojaga vähe, oli ta siiski pojale eeskujuks. Järgmisena Jossif Stalin, vaene perekond ja lisaks väga karm isa. Franklin Roosevelt, jõukast perest pärit poeg, kellel oli tugev missioonitunne. Adolf Hitler, poiss, kes luges kokku vitsahoobid. Ta pärines keskklassi perest, kus oli vägivaldne isa. Charles de Gaulle, tal oli lapsepõlvest ainult head mälestused. Teda ümbritses vanemate armastus ja kodus valitses rahu. Siin tuuakse ära Sigmund Freudi tsitaat. Ma ei oska nimetada ühtki teist lapse vajadust, mis oleks tugevam kui vajadus isa kaitse järele. Kas teie arvates on see järeldus õige? See on õige. Kas isa on lapse jaoks tõesti nii oluline? Lapse jaoks kõik. Poisi jaoks küll. Aga miks see nii on? Miks on just isal nii tohutu roll? See on loomulik, see on bioloogiline, see on loodusseadus. Isa on eeskuju. Kas seda saab kuidagi seostada ka sellega, et me ei taju oma isa? Ilmkond ei taju isa, loojat, kõrgemat juhtimist ja seepärast ongi ta selline. Kas võib nii öelda? Muidugi. Kui me tajuksime loojat kui kõrgemat jõudu, mis meid igal hetkel loob ja määrab, siis oleksime loomulikult teistsugused. Aga see pole võimalik, sest muidu puuduks meil vaba tahe. Kui me tajuksime loojat, tunneksime kogu seda armastust ja headust, aga see suruks meid alla? Just. Seetõttu antakse meile vaba tahe? Jah. Aga kas neile lastele, kellel polnud isa või kelle isa oli karm, pole siis samuti vaba tahe? Ei, last ei saa milleski süüdistada. Ta satub lihtsalt teatud olukorda ja kõik. Nii et järgite üsna ranget seisukohta. Kui näiteks toimub lahutus ja peres on lapsed, eriti poisid, ning isa lahkub perest, siis see on veel hullem. Veel hullem? Jah, see on eluaegne trauma. Aga meie korrespondendid, peamiselt naised, kirjutavad neile kogu aeg. Kas pole siis parem sellist isa üldse mitte näha? Sellist, kes on julm. Sellist julmust muidugi mitte. Aga normaalne, nõudlik isa, isegi kui ta vahel veidi üle pingutab, on siiski parem kui isa puudumine. Aga kuidas saada heaks isaks? See pole võimalik. Seda tuleb õpetada. Isasid tuleb kasvatada lastest. See tähendab, et tuleb võtta noored inimesed, ütleksin isegi noormehed, ja püüda neile seeditada ning õpetada, kuidas saada headeks isadeks. Mis on isadus? Jah, mis on teise inimese eest hoolitsemine? Just seda. Ja neile tuleb samal ajal öelda, et sellest sõltub teie laste tulevik. Kõike tuleb neile rääkida. Kõike. Muidugi, sest ilma eesmärgi selge määratlemiseta ei vii see kuhugi. Ehk teie arvates tuleks luua selline isade kool. Jah, see on vajalik. Ja nii saaksime kujundada tulevasa inimkonna arengut. Muidugi, nii määrame me ära kogu tulevasa põlvkonna.